Tere, head maaturismi inimesed! Täna räägin ma teiega hommikusöögist. No kõik ju teavad, et kui oluline on tegelikult hommikusöök. Hommikusöök ongi päeva kõige olulisem toidukord, mis peaks endast sisaldama kindlasti täisväärtuslikke süsivesikuid, rasvu ja valke. Aga lisaks sellele, et see on kütus, on see ka meie kultuurilugu. Täna me räägime teiega Eesti hommikusöögist. Mul on siin tegelikult laud juba väikselt kaetud ja mis siin salata? Kõik, mis laual, on pärit meie enda põllumajandusest ja meie enda tootmisest. Valmis olen ma keetnud ka pudru, aga et oleks natukene põnevam ja ka täisväärtuslikum või ütleme siis nii, et kütust oleks rohkem kui tavalises pudrus, panen ma siia peale kodumaiseid kuivatatud marju, mõningaid seemneid, pisut pähkleid ja magustuseks mett. Pannkookide asemel võiks aeg-ajalt vahelduseks teha näiteks sõrnikuid. Ja et veel põnevamaks teha seda söögivalmistust nii iseendale kui oma külalistele, siis olen ma pannud sõrnikutele lisaks siia sisse ka veel pisut külmkuivatatud vaarikaid. Kui pann on soe, võime hakata juba sõrnikuid jahu sees pööritama. Kuidas siis sõrnikud ainas tehakse? Igaks juhuks tuletan meelde, kui keegi enam ei mäleta hästi. Kokku tuleb omavahel segada suhkur ja munad, seejärel kuivained ehk siis pisut jahu, küpsetuspulbrit, natukene soola alati ja alles seejärel lisada taignasse kohupiim. Ja oleks mida kreemiam ja rasvarikkam kohupiim, seda maitsvamad tulevad sõrnikud. Ja kuna sõrnik on ikkagi selline peaaegu, et küpsetis ja pisut pikemalt tahab ta kuuma saada kui pannkook, siis praeme kõigepealt kuumas õlis sõrnikud peaaegu et valmis ehk kuldpruuniks ja seejärel viskame korraks ahju järelküpsema. Tegelikult on ju lugu nii, et te võite mulle nüüd vastu vaielda siin võib-olla, et mis sõrnikud ja mis pannkoogid, et külalised nõuavad croissanti ja jumal teab mida veel. Mina olen kindlal uskumusel, meie siin Eestis, eriti kui me tegeleme turismiga, peaksime eelkõige olema uhked oma enda tooraine üle ja eelkõige pakume kõigile oma külalistele oma enda tootmisest, oma enda põllumaalt, oma enda loomakasvatusest pärit tooteid. Ehk siis, kui me ise ei ole need, kes armastavad oma enda kodumaist toodet, siis kes seda meie eest võiks küll veel teha? Ma arvan, et igal perenaisel on nii palju fantaasiat, et ta suudab või on tal juba olemas mõni lemmikretsept, mida ta ise armastab eelkõige pühapäeviti näiteks süüa. Vot see ongi see, mida tasuks ka kõigile meie külalistele pakkuda. Sest et uskuge, teie teate parimalt, mis on Eesti toit. Ma olen päris palju Eestimaal ringi sõitnud ja tunnetanud seda, kui erinevad on tegelikult Eestimaa eri piirkondade toidutraditsioonid. Ja küll oleks tore, kui nii just olekski, et minnes Saaremaale, tead sa alati, et sealt saab parimat liha või kala või mõnda hoidist. Ehk siis igal piirkonnal võiks olla siiski see oma enda miski täiesti eriline roog, mida ainult selles piirkonnas pakutakse. Uhkusega ise süües ja meie külalistele serveerides. No nii, sõrnikud on pandud umbes 3-4 minutiks ahju ja senikaua valmistame ette järgmise roa. Ma arvan, et enamuse jaoks on hommikusöök seotud omleti või praetud munadega. Aga miks mitte seda teha pisut põnevalt ja panna omleti sisse natukene rohkem tooraineid. Ehk siis minu isiklik omlett sisaldab endas kindlasti sibulat, maasuitsusinki, juustu ja et me ikkagi mõtleksime ka, et kuidas ja millest me toitume, siis ei saa üle ega ümber ka köögiviljast. Ehk siis sibul pannile, lõikame siia ruttu juurde ka pisut sinki ja sink ja sibul ja türgioad või aetoad on üks väga mõnus kooslus. No nii. Hops, lööme lahti ka munad.
kui nüüd satub olema külmkapis veel törtsukene rõõskakoort, oleks eriti äge, aga asja ajab ära ka piim. Ops! Kes armastab pisut tummisemat suutäit, võib lisada munasegule veel pisut jahu, kuid olgem ausad, see ei ole kohustuslik. Nii. Sinksibul ja oad kausi põhja, valame üle munaseguga ja eestlastele koheselt eestlaste lemmik juust. Hopsti, tehtud. Ma arvan, et ükski tõeline Eesti hommikusöök ei saa läbi ilma kamata, aga kama ei pea olema miski selline tihke ja taignane või arusaamatu maitsega läga, vaid see võib olla midagi väga hõrku ja väga-väga kaasaegset. Ja nii ongi mul siia laua peale praegu toodud kokku maitsestamata jogurt, mille ma segan kokku kamaga. Ja ma arvan, et paljud tänasel päeval mõtlevad selle peale, et vähendada suhkru tarbimist. Ja nii on ka minu retseptis täna hoopiski suhkru asemel mesi, mis sobib suurepäraselt kokku maitsestamata jogurtiga. Nii, oi kui mõnus kreemias. Hopp. Ja kõik see on väga lihtne ja väga kiirelt valmistatav kamakreem topsi põhja. Sedasi. Nii, siis kreemi peale mustikamoosi. Paneme kohe natukene rohkem. Ka selles mustikamoosist saab kätte magusa vajaduse ja kõige peale värskeid marju, kui juhtumisi on suvine periood. Aga talvisel perioodil võib värsked marjad asendada näiteks külmkuivatatud vaarikate või mustikate või mõne muu marjaga. Sedasi. Ja kui on eriti pidulik juht või on pidulaua katmine, siis võib siia kõige peale kaunistuseks pudistada veel või ka püsti panna kamaküpsiseid. No nii, kuivõrd hommikusöök ei ole ju ainult mitte toidunauding, vaid tõesti selle õige kütuse manustamine organismi, et jõuaks päev otsa olla tubli ja tark ja virk, siis on väga-väga oluline ka vitamiinide söömine või joomine. Ja kui on nii, et on talvine periood ja seda värsket kurki ja tomatit ja kõik võimalikke salateid just ei ole liiga lihtne kätte saada, siis usun, et igal talumajapidamisel on oma porgand ja peet ja võib-olla ka, et midagi siiski rohelist tallele pandud. Nii on minulgi siin inspiratsiooniks teile tehtud täna 3 erinevat mahla, nagu valgusvoor. Et ehk siis te ju teate kõik, et kui tarbida erineva värviga köögivilju, siis pole vaja vitamiine enam tabletikarvist sisse juurde süüa. Nõndaks siis. Minu hommikusöögilaud tundub olevat täiesti valmis saanud. Viimane roakah just välja võetud, ehk siis ahjuomlett, singi ja ubadega. Ja mis ma oskan siis öelda? Kõik see söögi valmistamine ei ole mingi raketiteadus. Oluline on lihtsalt, et oleks kvaliteetsed toorainet, natukene fantaasiat ja palju arvastust ja soovi oma enda Eesti kööki presenteerida nii oma kodukülalistele kui välismaalt tulnud sõpradele. Head toidu valmistamist!